kallid kuulajad, oleme alustamas uue judoteemalise intervjuu sarja või siis ka judosaatega, kus räägime Eesti judost. Sarja nimi on Kõrge lend ja esimeses osas keskendume Eesti täiskasvanute koondise valmistumisele EM-iks ja millised ootused on neil seoses EM-iga. Täna esimene intervjuu on Ottoga, paljude jaoks tuttav, paljude jaoks mitte nii tuttav, kuna Otto võistles varasemalt Šveitsi eest, enne seda oli ta ka Eesti eest võistelnud ja Otto tase on olnud väga kõrge, on jõudnud medalimatšini nii juuniorite Euroopa meistrivõistlustel kui ka juba maailmakarikasarjas Grand Prix levelil, ehk siis proovime natuke rohkem saada Ottost teada ja millised on tema mõtted enne EM-i, kus ta jälle võistleb Eesti eest. Tere Otto! Tere! Kui palju on muutnud koroona sinu valmistamist EM-iks? Ta on ikka natukene seganud. Selles mõttes meil oli alguses programmis teha palju rohkem laagreid ja võistluseid, aga kuna praegusel ajal ei ole nii palju ja ei ole eriti valikut, siis me ei saanud teha nii spetsiifilist valmistumist, kui me tahtsime. Et tihti sa tahad ikkagi valida võistluse levelit, et vahepeal teha natukene madalama leveliga võistluseid ja natukene kõrgemaga, et oleneb sellest, mis sul nagu täpselt vaja ja laagrida samamoodi, et leida, kus on rohkem sinu kaalupartnereid ja sel perioodil ei ole seda eriti võimalik teha. Et me oleme käinud küll nii palju kui võimalik, aga just see valik on palju väiksem, nii et me oleme hakkama saanud, aga raskema. Kui me praegu võtame, et me oleme siin Türgis, kus on käimas viimane ettevalmistuslaager enne EM-i, siis sa rääkisid partneri probleemidest. Kuidas sa hindad Türgis siis kehakaalu kuni 100 kilogrammi partnerite arvu? Kahjuks sooviks natukene rohkem, et rahvast on palju, aga 100 kilos on piisavalt, et teha nagu heal tasemel trenni, aga võiks natukene parem olla. Kui nüüd vaatame, et Türgi laager on ära, rääkisid ka eelmistest laagritest, kas ütleme 10 palli skaalal, kui rahul sa selle ettevalmistusega EM-iks oled, kui arvestame, et 10 on ideaalne ettevalmistus? See on raske küsimus. Ma arvan, et ikkagi kõik see on hästi läinud. Selles mõttes on minul viimastel võistlustel pole kõige paremini läinud ja oleks tahtnud rohkem maadelda ja niimoodi, sellepärast muidugi ei ole ideaalne, aga samas ma olen väga palju sellest õppinud ja need vead, mis ma siis tegin, ma sain nüüd natukene parandada ja loodetavasti nüüd EM-il neid vigu enam ei tee ja kogu aeg paremini. Ma hindaks seda mingi 7 juures. Väga hästi. Kui me vaatame erinevaid panuseid, sina, kes oled nüüd tagasi tulnud Eesti lipu alla ja hetkel sul ei ole ka Eesti Olümpiakomitee ettevalmistustoetust, siis kuidas sa hindad praegu judoliidu panust sellesse, et nad on aidanud sul EM-iks valmistuda või siis mida nad oleksid saanud paremini teha? Ei, ma olen väga õnnelik, et selles mõttes kõik see riigivahetus ja mis hakkas eelmise aasta lõpus juba siis mind toetati väga palju ja kõik see vahetus oli väga sõbralik ja väga Eesti judoliit ikkagi aitas ja võttis vastu väga hea meelega ja arusaadav ka, et kuna ma pole veel tulemusi Eestist saavutanud ja võistluseid väga palju teinud, et on raskem toetada eriti rahaliselt ja Eesti Olümpiakomitee näiteks tahab, et ma kõigepealt maadleks tiitlivõistlusel, aga kõik muu nad on aidanud mind väga palju ja ikkagi selles mõttes ma olen saanud teha kõike, mida on vaja, et ei ole takistusi tulnud sealt, mis on juba väga suur abi. Seda on rõõm kuulda, Otto. Kui me võtame Euroopa meistrivõistlusi, ma ei tea, kui palju sa oled tutvunud eelülesandmistega,
aga ilmselt sa juba nii-öelda eeldad, kes sinna võivad tulla, siis keda sa pead nii-öelda tugevaimaks konkurendiks endale Euroopa meistrivõistlustel, et äkki tood nimeliselt meile mõned nimed välja, kes seal võivad sellised väga rasked matšid oodata? No eks Euroopa meistrivõistlusel on tavaliselt kõik matšid väga rasked, et ei ole sellist free pass'i enam-vähem, et sa lähed ja esimesest matšist sa pead ikkagi endast 100% andma ja maadlema, et edasi saada. Eks muidugi ma arvan, et näiteks Peter Palchik Iisraelist, ta võitis eelmine aasta EM-i ja tema on hetkel väga heal tasemel, et näiteks tema on üks tugevamaid. Ja eks judole ka siuke sport, kus oleneb väga päevast, et eks siis ole näha, kes sellel päeval kõige paremini maadleb ja kes kõige parema tulemuse toob. Nüüd natuke selline võib-olla intrigeerivam küsimus meie vaatajatele, aga kuna me eeldame, et vastased ei tule meie saadet vaatama, sest meil on see eestikeelne veel vähemalt hetkel, siis keda sa kehakaalust kuni 100 kilogrammi pead kõige ebameeldivama maadlusstiiliga vastaseks? See on raske küsimus. Eks ma ei teagi. Ega kõikidega on oma raskused ja niimoodi. Mulle näiteks Fonseca, praegune maailmameister, tema on väga ebamugav, võimalik väga hästi ka temaga maadelda. Aga kuna ta on just spetsialist põlvedelt heitma ja niimoodi, ma pole sellega kõige rohkem harjunud ja mul trennides niimoodi pole seda nii palju, mul pole nii palju kogemust sellega ja ma tunnen, et see võib olla üks suur oht näiteks. Loodame, et temaga siis vähemalt eelringides me veel EM-il ei kohtu. Kui sa vaatad EM-i peale, siis kindlasti sul on ka oma tehnikatele mingid ootused, et kas sul on, kõik me tahame olla väga mitmekesised, aga kas sul on mingi tehnika, mille peale sa EM-il kõige enam loodad? Ega mul tegelikult ei ole kindlat tehnikat, mille peale ma loodan. Mul on pigem oma positsioon ja haarde peale, mille peale ma loodan, et eks sellest saab kõik alguse. Minu eesmärk ongi mati peal väga hea positsiooniga maadelda ja saada oma haarde ja sealt küll siis kõik võimalused tulevad ja oleneb, kuidas vastane reageerib, siis tehnika tuleb ka. Aga kui mul seda haaret ei ole, siis palju raskem on ja võimalusi on vähem, nii et ma panustan sellele kummikatale ja siis positsioonile, et sellest saab alguse. See on väga hea suhtumine. Ja kui nüüd veel natukene neid varasemaid teemasid puudutame, siin sa rääkisid, et Fonseca on põlvedelt väga palju heiteid sooritamas, siis kas nii-öelda põlvedelt tehnikad või ütleme sellised madalamad heited ongi see, mille vastu kaitstes ennast kõige nii-öelda ebameeldivamalt veel tunned? Eks samamoodi, nagu ma enne ütlesin, et see kõik algab positsioonist, et kui ma saan õige haarde ja õige positsiooni, siis eks see põlvedelt heited pole nii suur oht ka, et mul tihti juhtub, et nagu kaks ekstreemi, et kas ma kukun kohe, sest ma olen positsioonist väljas või ma olen väga hea positsiooniga ja siis isegi kui nad viskavad põllili, siis nad tunduvad passiivsed või saavad shidosid põlvedele viskamiseks ja sealt ma saan maas edasi maadelda, et see on niisugune kahe poolega asi, et ma ei tea, eks pole kunagi nagu kindlat tehnikat, mis on nii ohtlik, et ongi oma vead ja kui sa teed vale sammu ja eksid seal positsiooni või astud valesti, et siis need kõik tehnikad muutuvad ohtlikuks. Ja nüüd võtame selline viimane, mitte küll ulmevaldkonnast küsimus, aga oletame, et Ottol on
järgmisel pühapäeval, kui on Euroopa meistrivõistlused toimumas. Väga hea päev, võidab oma matse, suudab näidata oma parimat haardemaadlust ja tulla Euroopa meistriks, siis kellele sa helistaksid esimesena peale Euroopa meistriks tulekut? Oi, ma arvan, et ikkagi oma perele, oma tüdruksõbrale, et need, kes on igapäevaselt mind toetavad ja mind aitavad, et eks nemad on need, kes motiveerivad mind ja kes nagu aitavad mind alati isegi rasketel aegadel ja see on kõige tähtsam. Eks kui oled tippvormis ja kõik, siis on kõik sinu sõbrad ja kõik nagu ütlevad, et sa oled nii tubli ja just sellel momendil, et kui raske ja ei ole nii hea enesetunne ja kõik, et siis need inimesed, kes sind toetavad, nemad on kõige olulisemad ja siis nendele see esimene kõle tuleb ka. Väga õige lähenemine ja Otto tõi ka siin välja ühe spordi nii-öelda suure kitsaskoha. Märkame neid inimesi, kes on kunagi või mingitel momentidel olnud väga kõrgel tasemel, mingid võistlused nii hästi ei lähe, siis kirjutage ka sellegi poolest siis neile. Öelge, tehke positiivseid komplimente, et me jõuaksime ka nendest rasketest aegadest üle tagasi kõrge lennu juurde. Ja täname Ottot selle intervjuu eest ja ma loodan, et kõik 18. aprillil olete arvutite või telekate vahendusel Ottole kaasa elamas ja soovime ka omalt poolt Ottole kõige paremat Euroopa meistrivõistlusteks. Aitäh!